Nii, tere! Olja Poomina Tartu linnavalitsusest ja räägin sellest, mis on liikuvuskeskus ja kus me Tartus liikuvuskeskuste kontseptsiooniga oleme. Ja kõigepealt tahakski alustada sellest, et mis on liikuvuskeskus. Ma olen Eestis just kohanud, ma ei tea täpselt kus praegu, aga selliseid erinevaid definitsioone ja valdavalt on see selline, et liikuvuskeskus on äärelinnas asuv koht, kus saab vahetada ühe liikumisviisi teise vastu, eeldatavasti siis säästvama liikumisviisi vastu. Ehk siis kirjeldus on justkui selline pargi ja reisi kontseptsioon, aga tegelikult meie tahaksime liikuvuskeskusi võtta natuke laiemalt. Et liikuvuskeskus on küll koht, kuhu koonduvad erinevad liikumisviisid, siis kindlasti peavad seal olema liikumisviise toetavad teenused. Samuti peab olema liikuvuskeskus hea avalik ruum, ligipääsetav, meeldiv, sest kui me parasjagu ei liikle mingi transpordiga, me oleme seal jalakäijad. Ja samuti võimalusel võiks liikuvuskeskuses olla lisateenused. Ja siis kui see definitsioon, mis ma alguses ütlesin, et seal on mainitud, et liikuvuskeskused on äärelinnas, siis meie tahaks liikuvuskeskusi ikka näha kui linnas sellist liikuvuskeskuste võrgustikku, mis on omavahel hästi ühendatud. Ja siis miks meil liikuvuskeskusi vaja on? Et autostumisest tulenevaid probleeme teavad kõik ja siin need on ka läbi käinud. Ja siin on väljavõte Tartu energia kliimakavast, mis näitab selgelt, et ajas on kõvasti kasvanud autokasutus, aga kõik need teised liikumisviisid, mis tegelikult võiksid nagu rohkem tähelepanu saada või mis võiksid rohkem kasutust saada, et need on ajas langenud. Nüüd siin on ka selline prognoos näha, et kui selle kliimakava tegevustega edasi minna, et kuhu liikuvusega võiks jõuda, aga praegu me oleme alates aprillist Euroopa 100 kliimaneutraalse ja targa linna missiooni osa Tartuna, mis tähendab, et tegelikult need eesmärgid, mis meil siin kliimakavas on olnud aastaks 2050, peame me 20 aastat ettepoole niutama ja nüüd meil on eesmärk saavutada kliimaneutraalsuks aastaks 2030, mis tähendab, et ka need liikuvuse eesmärgid peaksid olema palju ambitsioonikamad. Ja siis ikkagi, miks liikuvuskeskus? Et suurendada säästvate liikumisviiside osakaalu läbi selle, et muuta see võimalikult lihtsaks, mugavaks ja loogiliseks ja siis ka paindlikuks liikumiseks linnakeskkonnas. Ja inimeste ootustest, et siin on aasta tagasi sügisel läbi viidud elukeskkonna uuring ja siin on elukeskkonna kvaliteediga seotud teemade olulisus. Ja sellest graafikust tuleb siis hästi välja, et selline liiklusohutuse parandamine ja jalgsi liikumise parandamine on inimeste jaoks oluline. Samuti jalgrattaga liikumiste tingimuste parandamine on oluline. Oluliseks peetakse ka igasuguseid keskkonnaga seotud aspekte. Et justkui selline keskkonna parandamine on inimeste jaoks oluline. Samas, mul ei ole siin pilti selle kohta, aga samast uuringust, kui rääkida konkreetsetest meetmetest, siis näiteks eraldatud rattateed on selline asi, mis ka justkui inimestele peale läks, aga võib-olla sellised natuke äärmuslikumad meetmed nagu automaksu kehtestamine või piirkiiruse muutmine 30 kilomeetri peale, et see enam nii populaarne ei olnud. Et ühesõnaga ma arvan, et me oleme siin täpselt sellises seisus, et ühest küljest me juba tahame mingisuguseid muutusi, aga teisest küljest, et kes me ühiskonnana oleme ikkagi nii valmis neid muutusi vastu võtma. Aga samas siin on teine uuring inimeste ootustest, mis on tehtud aastal 2018 ja siin on siis üks graafik on selle kohta, et mis olid liikumisviisid siis ja millised oleksid liikumisviiside eelistused juhul, kui liikumistingimused oleksid paremad. Ja ma siin tahan mainida, see uuring on tehtud aastal 2018 ja rattaringlus avati tegelikult aasta hiljem 2019, et siin rattaringlus näiteks veel Tartus ei olnud. Ja Tartu linnasiseselt on näha, et inimesed on justkui rohkem valmis jalgrattaga sõitma ja ühistransporti kasutama, kui seda siis tehti.
Ja sama asi ka liikumisviiside kohta Tartu lähiümbruses, mis samuti tegelikult uuringu kohaselt näitab, et inimesed on valmis auto asemel ühistransporti ja jalgratast kasutama palju rohkem, kui tingimused selleks on paremad. Ja siis selle jaoks, et neid tingimusi parandada, ikkagi tahame neid liikluskeskusi teha ja praegu on see valdavalt reguleeritud sellise 2 dokumendiga, mis on Tartu üldplaneering ja Tartu energia- ja kliimakava. Ja siin pildi peal on väljavõte üldplaneeringust, kus on siis need kollased mullid on orienteeruvad kohad, et kuhu liikluskeskused võiksid tulla linna äärealadele, ehk siis peaaegu kõik linna sissesõidud. Ja praegune visioon on selline, ja siis üks liikluskeskus peaks tulema veel kesklinna ja kesklinnas siis peaks valmima aastaks 2028 ja äärelinnas 2 esimest liikluskeskust aastaks 2024 või aastal 2024. Ja kuhu need esimesed tulevad, siis praegune visioon on selline, et üks tuleb Lõunakeskuse piirkonda ja teine tuleb Vahi piirkonda. Vahi piirkonnas ma tean praegu ka arendusel mingisugune kaubanduskeskus või elamuskeskus või ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetada, ühesõnaga mingisugune keskus, et võib-olla saab sellega selle siduda. Ja siin just nende äärelinnas on oluline arvestada ruumi kui tervikuna, et kui liikluskeskuse parim asukoht on väljaspool linnapiiri, siis kuigi me räägime siin Tartu liikluskeskustest, siis tegelikult tuleb see valida asukoha järgi seal, kus see parim on, et kui tuleb teha koostööd naaber omavalitsustega, siis seda peab tegema, aga ühesõnaga, et see parim asukoht ruumilises mõttes, et kindlasti mitte seda linnapiiri arvestada. Et seda me ka kavatseme teha. Ja siis teine selline suur asi, mis meil on rattateede põhivõrk või eesmärk see välja ehitada aastaks 2030. Siin on näha, et see must punktiirjoon on siis põhivõrk, sinine on tugivõrk, kus oleks siis eraldatud sõiduteed, kõnniteed ja rattarajad, et liigelda oleks veel mugavam. Ja siin on ka näha, et tegelikult rattateede põhivõrguga on kaetud suurem osa Tartust, et see on päris tihe. Ja siis selline meelevaldne näide, kuidas liikluskeskused tegelikult paikneda võiksid või kui tihedad nad võiksid olla, on umbes selline. Et siin ma olen enam-vähem suvaliselt need punktid kaardile pannud. Et ühesõnaga, et jah, liikluskeskusi võiks olla rohkem, neist peaks olema võrgustik. Selge on see, et kõik liikluskeskused ei pea olema sama suured, ei pea pakkuma samu teenuseid. Et kui äärelinnas rääkides me võib-olla keskendume eelkõige pendelrändajatele, samas mujal me peame arvestama näiteks magalarajoonides esimese ja viimase kilomeetri lahendustega, kus just inimesed saaksid mugavalt kuskile suuremasse liikluskeskusesse minna ja sealt nagu võib-olla omakorda kuidagi mugavalt edasi saada. Aga need ühendused peavad olema tihedalt ja hästi lahendatud. Ja kui see näide on siis selline meelevaldne liikluskeskustest, siis tegelikult me ikkagi läheneme asjadele andmepõhiselt ja siin on üks näide Tartu elanike arvutuslikest liikumiskoridoristest kõigi elukohtade ja töökohtade vahel. Ma täpselt ei tea, mis metoodikaga või kuidas seda tehtud on, aga idee on ikkagi see, et ma ei tea, kas neid numbreid ei näha, aga mida tumedam ruuduke ja mida suurem number, et seda rohkem seal liigutakse. Samuti meil on siin väljavõte rattaringluse süsteemist, kus on näha, kus on kõige tihedam rattaringluse kasutus. Et see on näha, et Kesklinn, Riia tänav ja Sõpruse sild on sellised tihedad. Ja tegelikult siinkohal tahaks mainida, et rattaringlusega alates selle avamisest on sõidetud üle 8 miljoni kilomeetri, nii et siin on päris palju andmeid sees. Siis selline uus ja võib-olla erilisem asi on liikumised ja modaaljaotus linnaosade vahel. Et siin pildi peal on siis illustratsioon sellest, kuidas kesklinnast liikumine toimub teistesse linnaosadesse. Seal on siis eraldi välja toodud auto, buss, jalgrattad ja jalakäijad. Ja andmed on siis tulevad 3 kohast, need on sensorandmed, mis siis arvestavad autode, jalakäijate ja jalgrattureid ja siis meil tulevad sinna kokku ühistranspordi kasutajate andmed, et kes sõidavad ühistranspordiga ja rattaringluse andmed. Ja
juba praegu meil on igasuguseid erinevaid andmeid ja uuringuid, aga kindlasti me tahame seda süsteemi veel natuke edasi uurida ja veel andmepõhisemaid otsuseid teha. Ja sellepärast järgmise sammuna on meil plaanis teha parkimisuuring. Lähteülesanne on praegu juba koostamisel või tegelikult võib öelda, et peaaegu valmis. Ja lähiajal tuleb siis ka hange, et loodame siis sellega palju häid ideid saada. Ja kui võib-olla etteruttavalt ära öelda, et meil liikuvuskeskuste väga täpseid asukohti veel ei ole paigas, et me nagu loodamegi seda edaspidi või varsti kuidagi täpsemini paika panna. Aitäh! Aitäh sulle, Olja! Kindlasti väga huvitav ettekanne. Ma ise ka väga palju olen ka Tartus ja muidugi siia juurde peab ütlema, et see infrastruktuur on oluline. Ma usun, et te kõik olete näinud neid tunneleid Riia viadukti juures, mis võiksid ka Tallinnas igal pool olla ja mille pärast tallinlased võiksid kadedad olla Tartu peale. Nii, aga meil on mõned küsimused äkki saalis. Aitäh, Olja. Ma mõtlesin, et sul oli 2 kaarti, et üks oli nagu kas on üldplaneeringu järgsed liikuvuskeskused ja siis oli teine nimetatud need meelevaldsed. Või et ma tegelikult ja viimase pildi peale ma näen Tartu raudteejaama, et mis rolli sa näed või et kuidas oleks võimalik siis ka neid praeguseid tugevaid liikuvuskeskuseid nagu Tartu bussijaam ja Tartu Vaksal, et neid kui liikuvuskeskusi tugevdada. Et me teame, et bussijaama tuleb maakonnaliin, kaugliin ja kohalik liin kokku ja seal on rattaringlus ja muud igasugused teenused. Aga Tartu Vaksalisse ei tule praegu peale kohaliku bussi ja väga hea mugava rongi õieti midagi. Kas sa näed seda Vaksali rolli liikuvuskeskusena? Vaksal on kindlasti oluline liikuvuskeskus juba sellepärast, et seal ongi jah, et sinna tuleb juba rong, et see on üle-eestiliselt selles mõttes oluline. Ja tegelikult Vaksalist rääkides, siis ta on ka ruumilises mõttes praegu juba päris hästi ära lahendatud, et seal on päris palju erinevaid liikumisviise, et tegelikult seal on valikut, et näiteks kas või kui rongiga siin Tartusse jõuda, et siis kuidas edasi minna, et kas võtta rendiauto, tõukeratas, rattaringluse ratas, et neid võimalusi on. Rääkides see regionaalne transportilise küsimus, ma arvan, et see on nüüd mu isiklik arvamus, aga et kui meil ääreline liikuvuskeskused tulevad, et võib-olla siis on oluline just läbi nende luua head ühendused teiste linna sihtkohtade vahel. Et tegelikult see inimene võib-olla ei peagi sinna kesklinna sõitma selleks, et kuskil edasi minna, aga ta jõuab sinna oma äärelinna alale, siis ta sealt valib juba omale mugavaima variandi, kuidas sinna järgmisesse kohta jõuda. Selles mõttes, et kui me räägime Vaksalist kui sihtkohast iseenesest, siis kas ta on praegu näiteks selline sihtkoht, et tegelikult ei pruugi olla, et ta ongi see liikuvuskeskus, aga kui see mõttes... Jah, ma peagi silmas nagu üle-Eestilist Tallinnast Lõuna-Eestisse või Lõuna-Eestist kasutades, eks ju, rongi, aga et ma näen, et Tartu võiks olla selline Lõuna-Eesti liikuvuskeskus. Et see ei olegi mitte nagu Tartu pendelrände, vaid just sellise pikema linnade vahelise liikumise nagu üks oluline liikuvuskeskus. Et kuna meil tuleb ronge juurde, need on järgist kiiremad, sinna mahub rohkem inimesi, et siis lihtsalt mõttena. Selles mõttes ideaalne oleks, kui nad oleksid omavahel kombineeritud. Praegu tundub, et see nagu nii lihtsalt ei käi, sellepärast et ikkagi asjad konduvad ühed bussijaama hetkel, teised rongijaama ja seda ümber ehitada kuidagi on selline väga suur asi, aga võib-olla see ongi lahendus on see, et rongijaama ja bussijaama vahel peab olema jube hea ühendus, et siis läbi selle ära ühendada, aga see on mõttekoht kindlasti. Nii, kas meil on veel mõni küsimus saalis? Andke käega märku, toimetame teile mikrofoni. Mul on selline küsimus, et kui on eraldi sõiduteed, kõnniteed, rattarajad, et kus see rohevõrgustik sinna ära mahub, et kas te sellele olete ka mõelnud? Jah, aga
kindlasti on mõeldud, aga ma ei oska sellele vastata praegu, et kindlasti ka teede äärde mahub siis rohkem rohelust. kui me selles mõttes, kui eesmärk on luua hea tänavaruum, siis me püüame sinna ka rohelust lisada, aga kindlasti rohevõrgustiku kohta on ka eraldi plaanid olemas, aga ma ei oska vastata praegu sellele täpselt. nii, ja kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis teeme suure aplausi